Tervist kõigile. Ma väga vabandan selle eest, et ma kõlan nagu surnud rott, see on sellepärast, et ma olen hetkel surnud rott. Ma olen supermassiivselt haige. Ma olen väga haige praegu ja ma tahtsin editida Louti videot, aga ma ei saa seda faili enda telefonist mitte kuidagi moodi kätte ja ma ei taha seda tervet videot sellises seisus uuesti ka filmida. Nii et te peate natuke ootama, et Louti videot saada. Ma luban, ma teen selle, aga lihtsalt ma tahaksin nüüd terveks saada. Aga nii kaua ma pean postitama mingi video, sest mu kanal reaalselt muidu sureb ära. Mind see suht juba on surnud, aga ühesõnaga. Ma tahan täna rääkida teile ühe väikse story time'i sellest, kuidas mulle kutsuti fucking politsei. Enne kui ma videoga alustan, siis mis asi see on? Mis asi see on? See ei ole siin õigustatud. Ühesõnaga, väga tuleks kasuks, kui te subscribe iksite või midagi. See oleks väga suureks motivatsiooniks mulle nende videote tegemist jätkata. Kui teil on aega ja tahtmist, siis palun subscribe'iga. Ühesõnaga, siin on lugu, kuidas mulle kutsuti politsei. Põhimõtteliselt, kui te ei tea, siis Eestis on selline asi, kui sa oled 16-17, siis sa saad teha PM-kategooria juhiloa. Ehk siis see tähendab seda, et sul ei ole õigust sõita autoga üksi, aga sa saad sõita autoga nii kaua, kui keegi teine, kellel on juhiluba olnud mingi 4 aastat vist äkki või? Keegi, kellel on olnud juhiluba natuke pikemat aega. Kui ta istub su kõrval, siis saad sina autoga sõita. Minul seda juhiluba hetkel ei ole, aga ma teen seda ja tänu sellele on minul paberid, et ma saan sõita õppesõiduautona, nagu õpilasena nii-öelda siis. Niimoodi, et mul on kõrval isa. Mul on põhimõtteliselt vaja ainult eksamid veel teha ja siis mul on PM-kategooria nagu luba käes, on ju. Aga hetkel ma lihtsalt nagu, nii palju kui ma saan, ma lihtsalt sõidan ringi isaga nii palju kui saan, eks ole. Põhimõtteliselt see particular päev, me mõtlesime isaga, et lähme tiirutame natukene, käime isa juures, isa töö juures, sõidame sealt alla ja lähme käime autopesulas. Mina ei ole ise kunagi autopesulas käinud. Selles mõttes, et mina olen roolis olnud, on ju. Ehk siis ma ausalt öeldes juba natukene kartsin, sest et mu isa auto on nagu suur. See on Volvo XC60. Volvo XC90. Ehk siis nagu suur auto. Pull up'in sinna pesulasse, on ju. Lähen sinna akna juurde, et sellele vennale enda raha anda. Juba siis see kutt vaatab mind nagu väga imelikult. Ma põhimõtteliselt ütlen talle, et tavaline pesu palun. Ja siis ta vaatab mind sellise pilguga. Ta otseselt ei ütle midagi valesti. Selline off vibe, on ju. Põhimõtteliselt sõidan sinna pesulasse, sain trauma, sõidan välja, keeran kõrvale tanklasse. Ma panen Google Mapsist mingi asja, mingi pildiga siia peale, lihtsalt et te teaksite, kuidas see olukord on. Lähen tanklasse, puhastan peeglid ära ja siis samal ajal, kui ma peeglid puhastan, ma näen, et see sama kutt, kes minu käest raha võttis seal pesulas, ta seisab seal pesulas väljas ja näpib telefoni. Ma mõtlen, et no bänger, no. Puhastan peeglid ära, hakkan tanklast välja sõitsma ja kohe, kui ma hakkan nagu keerama suurele teele tagasi, ma vaatan taha, vaata peeglisse. Fucking mendibuss ja vilkurid põlevad mul perses. Ma reaalselt sittusin täis ennast. Kujutad ette, mis tunne see on? Kui sul ei ole juhilubasid, sa sõidad ja mendibuss on su fucking selja taga. Jään seisma, lasen akna alla. Eesti politsei, palun andke meile sõiduõigust tõendav dokument. Mul ei ole sõiduõigust tõendav dokumenti, mul on selle nii-öelda õppesõidu paberid, on ju. Ja siis annan talle ID-kaardi, annan isa ID-kaardi paberid. Läheb autosse, tipib seal sisse midagi. Sellest sain ma selle väikse pildi ja selle video, mis mu isa filmis. Samal ajal me rääkisime seal ja nagu mina istusin seal roolis ja mõtlesin, et issand, kas ma tõesti sõitsin nii sitast, et ment pidi mind maha võtma või. Teeb kõik need tšekid ära. Ta oli väga tore muideks. Ühesõnaga, tuleb akna elde tagasi, anna meie paberid ja välgid tagasi ja ütleb, et põhjus, miks ma teid peatasin, oli sellepärast, et me saime kõne, et alaealine võib juhtida autot ilma sõiduõiguseta. Mida? Põhimõtteliselt ma olen täiesti kindel, et see pesula vend helistas politseisse, sellepärast, et ma tahtsin autopesulasse minna. Kuigi meil oli mõlemal pool autot, kui sul on sõiduõppeauto nii-öelda, sul peavad olema mõlemal pool auto ees, auto taga, peavad olema need samad kolmnurga, need märgised, on ju, et see on sõiduõppeauto. Meil olid need mõlemad. Mul oli isa kõrval, see mees clearly nägi seda ja ta helistas politseisse. Ühesõnaga, see oli ka teine kord, kui mind pandi puhuma roolis, kuigi mul ei oli isegi lube veel. Ja selles mõttes ma ei vingu, aitäh Eesti politsei, et actually teete oma tööd. Aga ühesõnaga, see oli minu väike story time, kuidas mulle kutsuti mendid. Ma luban, Louti video tuleb, lihtsalt ma tahtsin midagi kiiresti välja panna, mida mul oleks nagu fun editida ka, sest et ma hetkel täiesti suren siin, mul on nii sitt olla, mul on geotöö teha, mul on Hispaania kontoritöö tulemas,
ma reaalselt, ma tõmban ennast rippu, aga vähemalt ma saan teha YouTube'i videod. Aitäh teile, et te vaatasite, palun ärge unustage subscribe ida. Preige, et ma saan terveks, palun.